Muljetavaldav on see tulemus, mida selle meetodiga saavutada saab. Ausalt öeldes on see üks tõhusamaid ja huvitavamaid meetodeid, mida ma kunagi proovinud olen. See ei ole keeruline, ei nõua mingeid kummalisi tooteid ja põhineb millelgi väga lihtsal, iidne meetod, mida paljud inimesed ei tea ja mida ma täna sulle samm-sammult selgitan. Enamik inimesi teeb pistikuid ja lepib vaid ühe taimega. Nad lõikavad oksa, pistavad selle mulda, ootavad ja ongi kõik. Aga väga vähesed inimesed küsivad endalt, kas see sama oks võiks anda rohkem, kas sellest samast puidust võiks saada 2 taime ühe asemel? Ja vastus on jah. Ja kui sa mõistad, miks see toimib, siis sa ei paljunda enam kunagi samamoodi. See meetod ei ole tekkinud tühja koha pealt. See on inspireeritud sellest, kuidas esimesed Inglismaalt pärit asukad Põhja-Ameerikas viljapuid paljundasid. Meil polnud puukoolisid, meil polnud keemilisi hormoone, meil polnud käsiraamatuid. Nad jälgisid loodust, mõistsid, kuidas puit reageerid ja kontrollisid niiskust. Sellest sünnivadki sellised tehnitad. Ja nüüd läheme protsessi juurde, sest siin peitub vahe, kas teha õigesti või kaotada pistik. Ja keegi ei taha pistikut kaotada. Kõigepealt lõikane oksa. Ja see on oluline kohe alguses selgeks keha. Me ei tee õhukiirendust. Oks on täielikult läbi lõigatud, see on emataimest eraldatud. See on pistik kohe algusest jälle. Vajame umbes 55 sentimeetri pikkust pistikut. Selles näites teen seda viigipuuga, sest see on väga tänulik taim, kuid see meetod töötab suurepäraselt ka tsitruseliste, granaattõuna, oliivi ja enamiku puittaimedest viljapuude puhul. Nüüd võtame traditsionaalise rauast hobuseraua ja sellel on väga selge funktsioon. See osa on oluline. Asetame pistiku hobuseraua peale ja juhime seda tasapisi, painutades traadi või sidemetega, kuni see võtab täpselt selle kuju. Laseme mõlemale poole ülespoole ulatuda umbes 7, 8, 9 või isegi 10 sentimeetrit. See saab olema maapealne osa. Kui pistik on juba teibitud, kinnitatud ja hobuseraua külge fikseeritud, siis tuleb nüüd üks meetodi kõige olulisemaid samme. Nüüd pistiku alumises osas, täpselt selles piirkonnas, mis jääb koos hobuserauaga maa alla, teeme 2 akent, 2 puhast lõiget. Eemaldame koore nendes 2 piirkonnas, võtame täielikult ära pealispinna elusa puidu ja kraabime vajadusel hästi läbi ka kambiumi, kuni jääb puhas puit. Ja miks me seda teeme? Et sundida taime just seal reageerima, nii et juured hakkaksid täpselt nendest aknetest kasvama. Kui aknad on tehtud, määrime haavadele otse aaloed. Aaloe stimuleerib juurdumist ja aitab puidul korralikult paraneda. Seejärel puistame peale jahvatatud kaneeli, mis toimib loodusliku fungitsiidina. Nüüd otsime laia lillepotti, kuhu hobuseraud vabalt sisse mahub. Paneme kogu komplekti potti ja matame hobuseraua koos pistikuga täielikult mulda. Välja jätame ainult maapealse osa, need ülemised sentimeetrid, mis varem alles jäid. Ka substraat peab olema hea, kobestatud, õhuline muld, mis juhib vett hästi läbi ega tihene kastmisel. Me ei otsi tugeva väetisega rikastatud mulda. Otsime mulda, mis hoiaks parajalt niiskust ja laseks juurtel hingata. Siin eksib palju inimesi seda ise märkamata. Kasutatakse liiga rasket mulda või kastetakse üle, arvates, et see aitab, kuid tegelikult mädandab pistiku. Ja sellest on oluline hästi aru saada. Pistikut ei tappa veepuudus, vaid liigne kastmine. Kui pistik on mulda pandud, peab kastmine olema minimaalne. Muld peab olema kärgelt niiske, mitte märgega vettinud. Kui pistad sõrme mulda ja tunned jahedust, siis sellest piisab. Midagi rohkem pole vaja teha. Nüüd tuleb üks võtmeosa, mille paljud vahele jätavad ja hiljem ei saa aru, miks seened tekivad. Enne kui sulgeme kott ja tekitame kasvuhoone efekti, peame kasutama looduslikku fungitsiidi. Mitte midagi keemilist ega imelikku. See käib väga lihtsalt. 1 liiter vett, näpuotsatäis kaneeli, segad korralikult läbi ja kurnad läbi kohvifiltri või peene riide. Selle valad pihustisse ja pihustad kogu pistiku maapealse osa üle. See on väga oluline, sest minikasvuhoones püsib õhuniiskus väga kõrge ja niiskus ilma ennetuseta on ideaalne kasvulava seentele. Iga 2 või 3 päeva tagant avame korraks, pihustame uuesti ja sulgeme jälle. See ei maksa midagi ja hoiab ära 90% probleemidest. Kui kõik on loodusliku fungitsiidiga üle pihustatud, katame kogu komplekti täielikult plastikkotiga, mis võib olla läbipaistev või valge. Oluline on, et see laseks valgust läbi. Kott peab katma kogu pistiku, kaasa arvatud maapealse osa, ja me sulgeme selle korralikult, et tekitada kasvuhoone efekt.
See samm on võtmetähtsusega. Miks me seda teeme? Sest pistik vajab väga kõrget suhtelist õhuniiskust, et mitte ära kuivada, kuni ta juured moodustab. See on üks peamisi põhjuseid, miks paljud pistikud ebaõnnestuvad. Paljud inimesed ei kasuta seenhaiguste ennetusvahendit ega hoia ka õiget niiskustaset. Ja ilma selle pideva niiskuseta pole pistikul juurdumiseks vajalikku. Pärast kotti sulgemist asetame potti kaudse valgusega kohta, mitte kunagi otsese päikese kätte. Otsene päike kuivatab pistiku läbi ja rikub kogu eelneva töö. Otsime rahuliku koha, kus tuul pidevalt peale ei puhu. See on oluline, sest kui kott pidevalt liigub, võib see hõõruda pungi, liigutada pistikut või lõdvendada kinnitusi. Eesmärk on väga selge. Pistik peab olema võimalikult paigal, pehme ja ühtlase valgusega, ilma järskude muutusteta. Nii ei kuluta taim energiat enda kaitsmisele ja saab keskenduda sellele, mis praegu oluline, juurte kasvatamisele. Kui nädalad mööduvad ja sa ei näe ülaluusi võrseid, ära muretse. Sageli töötab taim kõigepealt allpool, kõigepealt kindlustab elu ja alles siis hakkab kasvama. Sellist tüüki paljundamist tehti traditsiooniliselt alati kahaneva kuu ajal. See ei ole ebausk, oli tähelepanek. Kahaneva kuu ajal kipub mahl liikuma alla ja taim reageerib paremini juurestikus. Seetõttu austasid vanad inimesed ja ka inglased, kes neid tehnikaid kasutasid, seda aega. Nädalate möödudes hakkame märkama, et pistik on tugevam ja vastupidavam. See on juba selge märk, et midagi toimub all mullas ja paljudel juhtudel hakkavad isegi väikesed võrsed ilmuma. Kui märkame juba seda vastupidavust pistikus, umbes 5–6 nädala möödudes jõuame tõehetkeni. On aeg kontrollida, kas see tõesti on toiminud või mitte. Siin pole mingit krükki. Lihtsalt kallutame poti ettevaatlikult ümber ja võtame elusa hobuseraua, see tähendab pistiku koos hobuserauaga, täielikult välja. Ja just sel hetkel on kogu töö näha. Ilmub tõeliselt hämmastav kogus juuri, terved, valged, tugevad juured. Tõeliselt muljetavaldav, kahtlustata. Aga sellega asi ei loppe, sest see meetod, nagu me algusest peale ütlesime, ei sobi ainult juurdumiseks, vaid ka paljundumiseks. Tänu 2 aknale, mille me alguses tegime, saame nüüd endale lubada luksust lõigata täpselt keskelt ja saada ühe asemel 2 iseseisvat taime sama ajaga. Ühest ainukesest oksast 2 viljapuud. See traditsiooniline meetod pole mitte tõeline ime. Lihtne, loomlik ja uskumatult tõhus. Ja nüüd ütle sina, kas sa teadsid sellest meetodist või näed seda esimest korda? Kui sellest oli sulle abi, jäta kommentaar ja jaga seda kellegiga, kellel on viljapuid, et see teadmine ei kaoks. Suur kallistus ja kohtumiseni järgmises videos.